ma olen väike, olen alles väike ja päris koolis veel ei käi ja minu väike karupeake on karutarkust täis ja minu mõmmibeebi on minu sarnane, nii armas väike karu, nii pehme, karvane. Mul on ka aabits, see on karuaabits ja selles aabitsas on A ja kui ma õpin tähed selgeks, siis veelgi targemaks ma saan. Ka ema ütleb mulle, sa oled virk ja kraps, nii armas väike mõmmi, üks toore karulaps. Mõmmibeebi, noh, ma ütlesin sulle, sa ei tohi paljaste käppadega selle rohu peal käia. Rohu peal on kaste, sa saad nohu ja näed, kurk on sul jälle haige. Alati on nii, et kui rohu peal käid paljaste käppadega, siis jääb ikka mitte jalad haigeks, vaid ikka kurk. Ja näed, köha on sul ka. Ja Pirraki! Tere, Rebase Rein. Kuhu sa nüüd lähed? Merele. Merele? Mis sa seal merel teed? Hakkan laevaga sõitma. Laevaga sõitma? Päris ehtsa laevaga? Rein, võta mind ka kaasa. Sa oled liiga väike. Ei ole väike, ma olen suur. Ära vaidle. No, näed, ja ma oskan varsti peaaegu kõiki tähti. Hea küll, ma võin su kaasa võtta, aga enne sa pead lahendama ühe ülesande. Kui selle ülesande ära lahendad, siis ma võtan. Ja kui sa seda ülesannet ära ei lahenda, siis ma ei võta. Ülesanne, mis ülesanne see on? Vaata! Mina olengi ülesanne. Rein, mis ülesanne sina oled ju Rebase Rein. Vaata mind, vaata ja ütle, mis minus on uut ja huvitavat. Vaata. Vaata tähelepanelikumalt. Rein, su saba ots on natuke pikemaks kasvanud. Mis sa lobised, mu saba oli kutsikast peast juba nii pikk, et enam pikemaks ei kasvagi. Vaata tähelepanelikumalt. Mõmmibeebi, vaata sina ka. Mis on Rebase Reinu juures uut ja uut? Vaata rutem. Oi, näe, Rein, no viimaks ometi oled sa oma kõrvad puhtaks pesnud. Ja Pirraki, no küll sa oled ikka rumal. Õpetaja oleks sulle sellise vastuse eest kohe koolis kahe pannud. Kahe pannud? Vaata! Näed sa? Nööbid. Ema õmbles mulle uued nööbid ette. Vaata, ongi uued nööbid. Oi, uued nööbid ja ankruga nööbid. Ja vaata, iga nööbi peal on tõesti ankur. Ma olen nüüd laevakapten. Laevakapten? Jaa. Kes siis mina olen? Sina oled pimesik. Ei ole mina sikk, mina olen mõmmi. Kas ma olen sulle öelnud, et sa oled sikk? Sa oled pimesik. Pimesik võib ükskõik kes olla. Pimesik võin isegi mina olla, kui ma pimesikku mängin. Rein, sina ka? Jaa. Rein, hakkame pimesikku mängima? Ei viitsi. Miks sa ei viitsi? Mängime ikka, noh. Oota. Me ei saa ju mängida, meil ei ole salli. Salli ei ole meil, jah? Aga... Näed sa. Mõmmibeeb. Ei tohi võtta, mõmmibeebil on kurk haige.
Mõmmibeebil on kurk haige ja sina hoiad mõmmibeebit süles. Mõmmibeebi kallis, tule siia. Vaata, mõmmibeebi tuleb panna siia kännu peale. Näita mulle, kus pool on päike. Näita. Seal. Keerame mõmmibeebi seda pidi ja teeme mõmmibeebi suu lahti. Nüüd paistavad talle päiksekiired suhu ja tapavad kõik patsillid ära. Mis asjad? Patsillid. Mina teen alati niimoodi, kui mul kurk haige on ja patsillid on surnud nagu niuhti. Nii, nüüd hakkame pimesikku mängima. Tule siia, ma seon sinu silmad kinni. Minu silmad? Nii. Ütle nüüd ausalt, kas sa näed midagi? Ei, ma ei näe mitte midagi. See on täpselt nagu öö. Nüüd alustame pimesiku mängu. Tule siia poole, teeme nii. Jah. Mina hüüan ja sina püüad. Nii. Püüa mind. Kus sa oled? Kell on naljakas mäng, siin olen. Kus sa oled? Siin. Püüa mind. Kus sa oled? Nüüd ma olen siin juba teises kohas. Kes see on? Mõmmipeep, hoia kurk lahti. Mõmmi. Siin olen. Kus sa oled? Siin. Kätte sai. Mis asja? Läheb ära. Näita. Kus? Mis asja? Lase lahti, ära sikuta. Kätte sain. Kätte sain. Reinu, mina sain kätte. Sina tõmbasid minu nööbi eest ära. Ega ma siis meelega, ma kogemata, ma mängisin ju pimesikku. Mis ma nüüd teen? Ilma nööbitamislaeva kapten ma olen. Rein, aga lähme meile. Minu ema õmbleb sulle nööbi ette. Eks? Kas su ema täna kooki ka küpsetab? Kooki? Ma ei tea. Aga lähme, võib-olla on. Ära nüüd nuta. Tere, isa. Tere. Isa, kus ema on? Ei tea. Tulin koju, olin väsinud. Kodus pole kedagi. Kiri laual. Tulen varsti tagasi. Isa, kas ema täna kooki küpsetas? Ei pannud tähele. Praeahjus on tangupuder. Tangupuder? Rein, kuule, kas sa tanguputru tahad? Söö ise oma tanguputra. Isa, ütle, millal see varsti on? Võib-olla kohe, aga võib-olla kaua aega, mõeldes karu emale. Tere. Teine mõmmi tõmbas minu meremehe nööbi ära ja nüüd ma ei julge koju minna, sest ma saan ema käest naha peale. Ema ütleb, et ma olen igavene traageldis. Ühesõnaga, olukord on selline, et teie mõmmi tõmbas nööbi ära, aga naha peale saan mina. Isa, ega ma Rein siis meelega, ma kogemata. Isegi kogemata ei tohi teiste nööpi eest ära kiskuda. Ei tohi, ega tohi ja. Isa, kas sina oskad nööpi ette õmmelda? Ei tea, mitte ei tea. Mina ei ole proovinud. Aga isa, tee proovi, tee kohe. Sa oskad ju kõiki töid teha. Oskan küll. Tee siis. Aga ma ei tea, kus on ema niit ja nõel.
mina tean. Nad on käsitöökarbis, ma kohe otsin. Meie olime väljas ja mõmmi ütles, hakkame mürama ja siis see kõik juhtus. Kohe proovin, mina proovin, mina hakkan proovima. Käsitöökarp on siin. Tubli. Võtame. Niimoodi. Võtame selle Arontsi. Ei, võtame sinise. Nööp oli enne sinise niidiga õmmeldud. Aronts on ikka ilus. Ei ole. Nii. Kui enne oli sinine niit, siis meie võtame sinise niidi võtame. Jah. Küll on nõelal penike silm või on jääme hoopis niit või on pime tänane ilm, niit ei lähe läbi siit. Küll see õmblemine on vaev, niit on saasi puntraid täis, nööp läks kaotsi, nööbi kehai, kus sa oled, kuhu jäi. Küll on nöök, küll on ikka nöök, näpuga veel torkas nõel, kuidas ette õmmelda nööp, kui see nõel on nõnda Isa, näe, nööp on siin. Ahaa, nüüd paneme selle Siia. paika. Nii. Ja nüüd nõelaga Oota natuke pusa. ja Noh, tšauh. nüüd. Siuh ja tšauh. Ikka tšauh ja tšauh. Isa, küll mul on hea meel. Nüüd sa õmbled nööbi ette ja mina ei olegi nagu pahandust teinud. Miks on sinul hea meel? Mina ei olegi nagu pahandust teinud. Ah, sellepärast. Nii. Veel kord. Rein. Siuh. Sisse. Sisse. Tere. Tere. Tere, Juta. Mõmmi, Peepi, kas sa ei ole kedagi ära kaotanud? Kedagi? Näe! Mõmmi, Peebi. Näe! Kännu peal oli, kurk oli lahti. Tal on täna kurk haige. Tead, tegelikult ma tulin sulle tähte õpetama, täna koolis õpetati. Tähte? Ei tea, mis sa itsitad? Mis siin naljakat on? Ah? Minu jaoks ei ole N-täht mingi naljakas, mul oli see juba kutsikast peast selge. Meil täna koolis õpetati niisuguseid sõnu nagu nööp, nõel, niit ja teil on kõik need sõnad tooli peal. Jaa, minu isa õmbleb Reinule nööpi ette. Varsti on kohe valmis. Ei tea kedagi, ei tea midagi. Kõik niit on nööbi ümber pusasse läinud. Karuisa, mul on teravad hambad, lubake, ma hammustan naksti pusa katki. Palun. Vaata, et sa mööda ei hammusta. Seisa paigal. No, ettevaatlikumalt. Oota. Oota. Noh, kas on valmis? Kohe. Oota nüüd natukene, kannata natukene nüüd. Oota nüüd niimoodi. Noh, Rein, kannata nüüd, mis sa värised? Naksti ongi valmis. Oi, ongi ees. Oota. Vaata ma vaatan. Jaa, täitsa naksti. Kas on ikka tugevalt? Ja on küll väga tugevalt. Küll sina, Jänku Juta, oled üks tubli Jänku tüdruk.
õmmelda. Tead, Rebaserein, kui sa väga tahad, ma võin sulle veel paar nööpi õmmelda. Aitäh, Jänko Juta. Juta, sa pidid ju mulle tähte õpetama. Jaa. Näita, kus see täht on? Mammi, see on täht. Kas see on täht? See on täht. See on Nüüd tunnen ma sind, kui linnus sa, siis lendad kui lind, kui konnas sa, siis kõnnid kui konn. Miks siksaki kuju sul on? Mõmmi. Täht. Mõmmi. Jah. Täht jääb sulle väga kergesti meelde, väga kergesti, sest vaata, niga algab naer. Ja nali ka. Nali ka. Algab nali ja naer. Algab nali ja naer. Ja niga algab ka nutt ja nukrus. Nutu nni ja nukruse nni ei maksa meelest pidada. Ikka nali ja naer. Ikka nali ja naer. Nägemiseni. Mina lähen tööle. Ja taega isa? Ja taega. Ja töötuju. Aitäh. Nägemiseni. Rein, kuule, nüüd on sul nööp ees. Nüüd me võime merele minna ja võtame Jänku Jutta ka kaasa. Ei võta. Tema jääb mere peal merehaigeks ja hakkab kartma. Mida ta ikka kardab, aga tema oskab selle eest nööpi ette õmmelda, siis ta õpetab meile veel tähti. Ja peale selle, ta ei peagi seal merel midagi tegema. Me sõidutame lihtsalt teda, eks? Teie võite ju mind kutsuda, aga mina ei tule. Ja kui te küsite minu käest, miks ma ei tule, siis ma iialgi ei ütle, miks ma ei tule. Jutta, ütle meile, miks sa ei tule. Ma ei ütle kunagi seda, miks ma ei tule. Ma ei ütle teile iialgi, et ma kardan merd. Oi! Ütlesingi välja. Väga hea, et sa välja ütlesid. Nüüd ei tarvitse sul merd karta, sest meie sõidutame siin. Ära karda. Kui laeval on selline kapten, siis ei ole midagi karta. Sõbrad, läki merele. Läheme. Merele siis merele. Sõbrad, oodake siin. Mul on teie jaoks üllatus. Üllatus. Kuule, Mõmmi, mul on nii nõrk süda, mis käsib mind kohe karta. Ära sina, mõmmi, ka mine. Tuleb üks suur laine ja sina oled naksti kohe põhja. Oota nüüd natukene. Tead, Juta, see Rebaserein on nii väärt kapten. Tema juhib laeva kohe lainest kõrvale. Ära karda midagi, Rebaserein on tubli kapten. No kui sina usud, siis mina usun ka. Läheb ikka. Piraki. Oi, Rein, kui ilus laev. Kust sa selle said? See ongi meie laev. Ja nüüd me hakkame sellega sõidutama. Kuule, aga me pidime merele minema. Me lähme merele, aga me lähme mängult. Ja mängult see oja on meri ja ookean. Nii, laseme laeva vette. Oi, kui ilusad purjed. Sõbrad, alustame oma ümber maailma reisiga. Esimene peatus, Aafrika. Aafrika, esimene peatus on Aafrika. Vaata, kui ilus Aafrika. Oi, on küll. Vaata, näe, banaanikoore. Jaa, ahvid on vist banaane söönud. On küll. Tähelepanu, järgmine peatus. Ütleme,
India. India. Vaata, ümberringi on India. Näed, kui palju Indiat. Oota, siin on ka ahvid. Ahvid, kus? Ja elevandid. Oota. Elevandid ka. Oota, järgmine peatus. Oota, läheb, sõidab. Järgmine. Ära sega. Järgmine peatus, Austraalia. Austraalias on niisugused loomad. Kannavad kotikeste sees oma poegi. Aga kus see kott on? Kõhu all. Isa rääkis mulle. Niisugused suured ja pidavad kogu aeg hüppama nagu konnad. Nagu suured konnad. Nende nimed on kängurud. Näed, niisugused taskud on meil. Järgmine peatus. Järgmine peatus on Kodusadam. Koduteel on käia kerge, süda käies hell ja kerge. Kodu ootab meid, ema ootab meid. Uks meid lahkelt tuppa laseb, kambris ootab pehme aaseb. Kodu ootab meid, ema ootab meid. Ema meile leiba lõikab, naerul näoga sööma hõikab. Kodu ootab meid, ema ootab meid. Kodus olla kõige parem ja et meil on